Tere hommikust, Liis! Tere hommikust, Erki! Ütle, mis lugu see on, et me ei saanudki täna oma armsast TV3 majast väga kaugele. No aga milleks on vaja minna kuskile kaugele rändama, kui sul on käe ja jala kõrval ühed väga-väga vinged iludused olemas. Ja tõepoolest, head sõbrad, saade Mis teed alustab ja täna me jätkame nii nagu eelmiseski saates vägagi kevadisel lainel. Liis, mis on sinu jaoks kevade kuulutajad? No ikka linnud ja see, et sa näed, et loodus läheb natukene rohelisemaks ja villed tulevad välja. Ja kui lume alt tulevad välja ka teatud ümmargused ollused. Kõike on märgata. Aga tegelikult on kevade kuulutajaks ka sellised kaherattalised tegelinskid, mis teevad väga vinget häält, viivad inimest punkti A, punkti B väga mõnusa emotsioonisaatel ehk siis mootorrattas. Kui mootorrattas sust mööda sõidab, kas käib mingi jõnk seest läbi või ei käi? Vaatad, ilus, värviline, kiire, disain. Väikesed elemendid hakkavad ikka silma. Ütleme nii, et mul on hea meel, et see külm talv ei ole sind ära võtnud ja sinust on veel asja saamas, sest et täna ma tegelikult mõtlesingi kullakene, et ma tutvustan sulle mootorrataste maailmat. Ja ega me siis ei alusta mingisuguste suvaliste aparaatidega, vaid kohe ikkagi nende kõige vingemate juurde lähme. Küsime profide käest, mida peaks üldse üks inimene tegema selleks, et ikkagi turvaliselt sellel kaherattalisel aparaadil liigelda? Nii nagu Erki ütles, et mootorrataste lähedal tuleb jõnk sisse ja elus peab ju kõigeks valmis olema ja kõike proovima. Mine tea, võib-olla ma siit poest lahkungi niimoodi, et uus rattas on käe kõrval. MV Agusta ja Royal Enfield on siis need brändid, mida siin kaupluses pakutakse. Priit, ma ei tea mitte midagi nendest mootorratastest ja selles mõttes on nagu Erki poolt tore kingitus, et ma saan nagu rohkem end kurssi viia. No võtame selle sama MV Agusta. Mille poolest see rattabränd eriline on? No MV Agustat võib-olla kõige lihtsamini tutvustada, ta võiks olla siis mootorratta kunst. Et kui sa vaatad talle peale, et siis see on eksklusiivne Itaalia disain ja ta on seotud siis kõrgtasemelise võidusõidu tehnikaga. No, need rattad ju ikkagi, nad on ju tänaval, eks ju, nendega ainult võidu ei sõideta. Ei, absoluutselt mitte. Nad ongi tehtud tänavarattad, aga tänavaratastel on kasutatud kõige viimase peal kõige viimast tehnoloogiat, mida kasutatakse ka võidusõidul. Ja noh, see disain, nagu sa näed, ta on eriline, on hästi teistmoodi kui tavarattad, mida tänaval näha on. Ja väga ilus värv on loomulikult, et seda ju ka tegelikult märgatakse. Üks mis kindel, muidugi. Kui võimas see ratas on näiteks? Konkreetselt nüüd, kui me sellest rattast räägime, selle ratta siis maht on 800 kuupsentimeetrit, 81 kilovatti, et suhteliselt võimas mootorratas. Ehk siis, kui mina olen algaja, siis see on see ratas, mida ma esimese variandina endale pigem ei osta. Pigem ei osta, aga... Mehele kingituseks küll. Seda kindlasti. Seda kindlasti. Nii, aga lähme liigume sinna ettepoole. Royal Enfield, mis on selle ajalugu? Ma saan aru, et üsna pikalt on neid rattaid toodetud. Royal Enfieldi on tänaseks päevaks toodetud järjest 125 aastat. India bränd ja lakkamatult on seda ratast toodetud siiamaani. Ja maailmas siiamaani on läinud müük ainult tõusujoones. Et eelmine aasta kogu maailmas müüdi 1 miljon Royal Enfield mootorratast. Ma arvan, et see on number, mis räägib iseenda eest. Ja no loomulikult selle disain on nüüd hoopis midagi muud. Need on nagu sellised filmilikud rattad, mida võib-olla oled juhtunud nägema. No võib-olla need rattastel on rohkem niisugune ajaloolist disaini, et on niisugune hästi ajaloolise välimusega ja et võib-olla kui me nagu mõtleme mootorratast, siis me pigem mõtleme seda mootorratast selline. MV Agusta kohta ma ütleks, et MV Agusta on ikkagi eksklusiivne disain. Kui nüüd need eelmised rattad olid sellised väledamad, kiiremad, siis kui võimsad need on? No nendel sõltub, on alates 34 kilovatist ülesse poole minna, et saab väga rahulikult sõita nende ratastega ja ütleme siis mootorikubatuurilt alates 350 kuubikut, et põhimõtteliselt sama võimas nagu vana Java. Aga kui mina väikese lühikese naisena nüüd peaksin valima, siis mida sa mulle soovitaksid? No siinsamas ilus punane iludus. Ja klassik 350. Nii, ühesilindriline, 4-taktiline. Jälle, mitte midagi need märgid mulle ei ütle. Aga miks sa seda mulle soovitaksid? Hea kerge,
madal, klassikaline sõidustiil, sirge seljaga saad sõita, jalad ulatuvad maha. Kas ma võin proovida kohe siia? Võingi siia peale minna? Ja palun, muidugi. Ja sul on õigus, et selline madal, mahun siia hästi peale. Nii, jalad. Juba oleks läinud ei oleks kuskile. Ei oleks läinud, jah. Ja kuidas tundub, on ju tegelikult päris mõnus. Jaa. Superluks. Aga kuidas siin peal istutakse? Aga sa ju istud, kuidas see siis muud moodi seal peal istud? Kas selg on sirge või ma peaks niimoodi olema? Aga kuidas ennast hästi tunned, kui sa tunned, et selg küürus ja tunned, et sul on hea mugav niimoodi seal pikali peal olla, sa võid pikali ka seal peal olla, et kõige tähtsam, et sul endal oleks ohutu olla seal peal. Võt, Priit, sa tõid välja hästi olulise märksõna, see ohutu olemine. Et sõltub ju loomulikult, milline varustus mul on. Ja... Absoluutselt, no selle koha pealt me tegelikult peaksimegi alustama, et kui me hakkame mootorratast valima, siis loomulikult, et kohe hasart on, et lähme nüüd mootorrattaga ja kohe hakkame sõitma ja tegema olema ja kõik asjad, et kõige tähtsam ongi see ohutuse pool, et varustus on number 1. Lähme valime mulle tagi, lähme valime mulle kiivri, kindat, jälle, mida sa soovitad? Võtaksid samast kohe tagi, et ma arvan, et M võiks see suurus olla. Et ma usun, et kui sa seda nüüd proovid selga. Kas selle sees on mingisugune... Siin on kaitsmed olemas ja siin on õlakaitsmed, küünarnuki kaitsmed, tunned, siin on, näed, kui sa katsud on... Selles mõttes, kui ma niimoodi katsun, siis ma tunnen, aga see tagi on nii kerge, ehk et ma muidu nagu niimoodi ei oleks öelnud, et ma kohe aru saan, et siin on need kaitsmed sees. Alustuseks ma soovitaks hea meelega midagi siukest kinnisemat, et ta võiks olla ikkagi siukene lõuk kinnine kiiver, et kui satub see kukkumine siis tulema, et terveks jääksid. Mida veel siia vaja oleks? No kindlasti kindad, kindad peavad kindlasti olema sõidusaabas, sõidupüksid. Aga see, et mul on selline kaitsmetega varustus, see ei ole ju sellepärast, et ma olen nüüd algaja, vaid tegelikult iga endast lugupidav sõitjaga niimoodi end riibasse paneb, aga ikkagi me ju näeme ka teistmoodi inimesi, kes on siis võib-olla lihtsalt lühikestes pükstes, stressi, bluuses, tal võib see kiiver peals olla, on ju. Kuidas siis sellised sõitjaid vaatad? Ega see ei ole mõistlik tegu, et samas on ikkagi, sul on ainuke 2 ratast, et sul rohkem midagi ei ole, et ohutus on ikka kõige tähtsam. Ega neid tükke kokku korjata ja kokku õmmelda sind pärast ei tule kõige parem kvaliteet sellest, et parem hoia ennast natukene varustuse peale raha ja jääd terveks. Kui kallis näiteks kõik selline nii-öelda algaja pakett on? Mis summaga ma võiksin arvestada? Sõltub, täiesti sõltub, et sa võid panna ennast niimoodi pealaest jalad-allani riidesse, ütleme kuskil mingisugune 1500 kuni, mitte kuni on see lõpmatus, on see kuni, aga ma arvan, siuke 1500 euroga võid sa juba saada omale varustuse selga. Priit, mida sulle annab mootorrattaga sõitsmine? Mulle lihtsalt meeldib, et ma ei oskagi ilma mootorrattat, et ma olen sellega harjunud, ma olen eluaeg sellega sõitnud ja kui tuleb ilma juba, et sõita, et miks siis mitte. Ja samas muidugi vabadus on mul see, et kütuse kokkuhoid on mul, vaadake kütuse hinda täna, mis on üle 2 euro juba, kütuse kokkuhoid, aja kokkuhoid, ummikutes ma ei pea seisma. Mootorratas annabki selles mõttes vabaduse ikkagi. No nii, Priit, lähme otsime nüüd selle Erki ülesse, sest et lähme teeme proovisõitu ka. Lähme teeme proovisõitu ka, et ma nägin, et Erkil ka juba käed sügeletud. No nii, sa kuula vaid. Muusika, sümfoonia. Ma lähen proovin nüüd selle põrgulisega natukene lähemalt sõbraks saada ja kui kõik läheb hästi, siis saame teha Liisile tema elu esimese mootorratta sõidu. On niimoodi, et ega siit seljast rohkem maha ei tahakski ronida. Nii et kui julged, kallis sõber, su elu esimene mootorrattasõit ja kohe MV Agusta seljas. See on põhimõtteliselt nagu mootorrataste Lamborghini. Ja, no Lamborghiniga ma ka sõitud vaata ei ole, et nüüd saabki. Okei, aga hüppa peale. Kuidas käib? Oota. Siia või? Jah. Nii. Aha. No aga lähme sõitu.
jah. Noh, kuidas on? Sa ikka hingad või? Ma ikka hingan, aga see käsi, millega ma sust kinni võtsin ja ma tunnen, et ma tegin seda nii kõvasti, et sõrmed on kohe valusad natukene, vaata nüüd krampis. No kuidas on siis elus esimest korda mootorratta seljas olla ja kohe nii võimsal seljas? Nii palju emotsioone, ma ütlen sulle. See oli, ma saan aru, kui Priit ütles, et see on vaata teatud vabaduse tunne, et ega ongi. Hea juht oled, Erki. Tundsin ennast turvaliselt. Jah, no eks ma seda õhtul oma sinikate pealt näen. Aga igal juhul, kallid sõbrad, tõepoolest kevad on käes ja kui vähegi soovi ja võimalust on, siis loomulikult võimaldage endale kas või korra elus proovida sõita ühe korraliku mootorratta seljas. Siis võib-olla mõistate ka mootorrattureid paremini liikluses ja vastupidi. Olete ise ka nagu siis sihuke ettevaatlikum sõit.